Miks Hiina ei loobu kunagi Lõuna-Hiina merest? Kas see tõesti kuulub neile? Mis selles meres siis on ja miks nii paljud riigid selle pärast võitlevad? Selles videos saame sellele vastuse. Kõigepealt vaatame kaarti. Näeme, et Filipiinide, Vietnami, Malaisia, Brunei ja Hiina vahel asub väga suur meri, mida nimetatakse Lõuna-Hiina mereks. Esmapilgul tundub see vaid tavalise ookeani osana. Kuid selle sees on väikesed saared, rifid ja kaljud, mille pärast on mõned riigid juba ammu vaielnud. Lõuna-Hiina mereosa peamisteks nõudlejateks on Hiina, Taiwan, Vietnam, Filipiinid, Malaisia ja Brunei. Indoneesia ja Hiina vahel on samuti vaidlus mereosa üle, mis asub Natuna saarte lähedal. Natuna saared on osa Indoneesiast. Kuid osa ümbritsevast merest kuulub ka Hiina laiemate nõudmiste hulka Lõuna-Hiina meres. Aga miks on need väikesed saared ja rifid keset merd nii tähtsad? Põhjus pole ainult selles, et maa ise on tähtis. Kui riigil on õigus mõnele saarele, võib tal olla õigus ka selle ümber asuvale merealale. Tegelikult leidub mõnes selle piirkonna osas ka naftat ja maagaasi. Ja mis kõige tähtsam, see on üks olulisemaid laevateid, mida mööda viiakse kaupu ja varusid Aasiasse ning teistesse maailma piirkondadesse. Seega, kui räägitakse Lõuna-Hiina merest, ei käi vaidlused ainult väikeste saarte pärast. Siia kuuluvad ka toit, loodusvarad, äri ja selle ümbruses asuvate riikide julgeolek. Üks suurimaid küsimusi praegu on, miks Hiina nõuab endale nii suurt osa Lõuna-Hiina merest? Kas see kõik kuulubki neile? Et sellest aru saada, peame tagasi minema aega, mil merel veel kaasaegseid piire ei olnud. Paljude sajandite jooksul liikusid Lõuna-Hiina merel juba Hiina ja Kagu-Aasia kalurid ning kaupmehed. Nad kasutasid merd ka kalapüügiks ja toodete vedamiseks erinevatesse paikadesse. See oli oluline kaubatee kaupmeestele, kes vedasid kaupu Hiinast Kagu-Aasiasse ja teistesse piirkondadesse. On ka tõendeid, et Hiina kaupmehed on Lõuna-Hiina merd juba ammu kasutanud. Üheks näiteks on Seldeeni kaart, vana Hiina kaart, mis tehti 17. sajandi alguses, veel mingi dünastia ajal. Kaardilt on näha marsruudid, mida laevad kasutasid Hiinast Kagu-Aasia erinevatesse piirkondadesse sõites. Kaardil on samuti näha palju mereteid, mis ühendavad Hiina rannikut Kagu-Aasia, Jaapani ja Indoneesiaga. See näitab, et Hiina kaupmehed olid Lõuna-Hiina merega tuttavad ja on seda merd juba ammu kaubanduseks kasutanud. Vanal kaardil on samuti näha mõned Lõuna-Hiina mere saared. Kuid oluline on mõista, et ainult sellepärast, et saar on vanal kaardil märgitud, ei tähenda see automaatselt, et kaardi koostanud riik sellele saarele kohe omandiõiguse saab. Sest tol ajal ei peetud enamiku Lõuna-Hiina mere väikestest saartest ja riffidest veel oluliseks territooriumiks. Paljud neist on väga väikesed, mõned on lihtsalt merest välja ulatuvad kaljud. Mõned neist upuvad vee alla, kui on tõus ja enamikul pole ka püsielanikke. Palurid ja meremehed kasutasid mõnda kohta ainult kalastamiseks, puhkamiseks või varjumiseks, kui ilm on halb. Mõnedelt saartelt on leitud ka vanu keraamikat, münte ja muid esemeid. See näitab, et inimesed on selles piirkonnas juba ammu liikunud ja tegelikult ei kasuta Lõuna-Hiina merd ainult hiinlased. Siit on juba ammu läbi käinud ka vietnamlased, malailased ja teised Kagu-Aasia rahvad. Seetõttu kasutati Lõuna-Hiina merd varem laevateena ja kalapüügipiirkonnana. Tol ajal polnud veel selge, milline riik iga väikest saart kontrollis. See muutus alles siis, kui Euroopa riigid saabusid Kagu-Aasiasse. 19. sajandil, kui Prantsusmaa vallutas Vietnami ja mõned lähedal asuvad alad, nimetati neid piirkondi Prantsuse Indo-Hiina. Kuna Prantsusmaa kontrollis Vietnami, hakkas ta ka nõudma mõningaid saari Lõuna-Hiina meres. Kaks kõige olulisemat saarte gruppi seal on Paraceli saared ja Spratly saared. Paraceli saared asuvad Vietnami ja Hiina vahel. Spratly saared asuvad Lõuna-Hiina meres ja koosnevad paljudest väikestest saartest ja riffidest. 1930. alguses nõudis Prantsusmaa endale osa Spratly saartest, kuid Hiina oli sellele vastu. Samas muutus Jaapan Aasias järjest tugevamaks. 1930-ndatel okupeeris Jaapan osa Hiinast ja suurendas oma sõjaväge. Jaapan nägi ka, et Lõuna-Hiina mere saared on olulised. Kuigi need saared on väikesed, saab sõjavägi neid kasutada lennukite, laevade ja sidepidamise jaoks. Seetõttu võttis Jaapan 1930-ndate lõpus kontrolli paljude Lõuna-Hiina mere saarte üle.
kui Teine maailmasõda algas, oli Jaapanil piirkonnas juba ulatuslik kontroll, aga 1945. aastal sai Jaapan lüüa ja alistus. Seetõttu pidi ta loovutama saared ja teised vallutatud alad. Siit algas uus probleem. Jaapan oli lahkunud, kuid mitmed riigid väitsid, et neil on õigus nendele saartele. Nende hulgas olid Hiina ja Vietnam. Ka Prantsusmaal oli tol ajal nõue, sest ta kontrollis veel Vietnami. Järgmistel aastatel esitasid oma nõuded ka teised Kagu-Aasia riigid. Seetõttu muutus Lõuna-Hiina mere vaidlus veelgi keerulisemaks. Ja just siin hakkas Hiina esitama ka oma laiemat nõuet merele. Üks esimestest, kes siin tegutses, oli Hiina, kuid tol ajal oli Hiinas 2 vastandlikku rühmitust. Esimene oli Hiina Vabariik, mida juhtis natsionalistlik valitsus. Nende vastased olid Mao Tse-tungi kommunistlikud jõud. Isegi kodusõja ajal tahtis natsionalistlik valitsus ikkagi näidata, et Hiinal on õigus Lõuna-Hiina mere saarte üle. Seetõttu saatsid nad 1946 aastal laevad ja ametnikud Paracelli ja Spratly saartele. Nad panid mõnedesse saartele lippu, et näidata, et Hiina nõuab neid alasid endale. Seejärel andis Hiina Vabariik 1947 aastal välja uue kaardi. Siit võib näha suurt U-kujulist joont Lõuna-Hiina meres. Joonel on 11 kriipsu, seetõttu nimetati seda 11 kriipsuga jooneks. Selle joone sees on Paracelli saared, Spratly saared ja teised väiksemad saared. Aga pole selge, kas Hiina nõuab endale ainult saari või ka suurt osa merest selle joone sees. Aastal 1949 võitsid Mao Tse-tungi kommunistlikud jõud kodusõja. Nad asutasid Mandri-Hiinas Hiina Rahvavabariigi. Kaotajaks jäänud natsionalistlik valitsus kolis Taiwani ja jätkas seal Hiina vabariigina. Hiljem eemaldas Hiina Rahvavabariik 2 kriipsu endisest 11 kriipsuga joonest. Nii sai sellest tuntum 9 kriipsuga joon. Samal ajal muutus ka Vietnam. Seda kontrollis Prantsusmaa juba pikka aega, kuid pärast teist maailmasõda võitlesid vietnamlased oma vabaduse eest. 1954. Aastal lõppes Prantsuse koloniaalvõim ja Vietnam jagunes Põhja-Vietnamiks ja Lõuna-Vietnamiks. Lõuna-Vietnam jätkas nõuet Paracelli ja Spratly saarte üle. Varsti sekkus asjasse ka Filipiinid. 1956. aastal läks Filipiinide ärimees ja merekapten Thomas Kloma koos oma venna ja umbes 40 mehega saartele ja riffidele Spratly piirkonnas, Palawanist läänes. Thomas Kloma ütles, et ükski valitsus ei olnud neis paikades selgelt kohal ega kontrollinud neid, kuhu nad läksid. Seetõttu kuulutas ta saared enda omaks ja nimetas selle piirkonna vaba territooriumi Vabaduse ringkonnaks. Tema grupp pani saartele ka teateid, et näidata nende nõuet, kuid Taiwan, Hiina ja Vietnam vaidlesid vastu, sest neil oli samuti oma nõue sellele alale. 1956. aasta septembris saatis Taiwan isegi sõdureid Ituaba saarele, mis on üks suurimaid Spratly saari. Aastate möödudes andis Kloma oma nõude saartele üle Filipiinide valitsusele ja 1978 aastal kuulutas Filipiinid Kalayaan saarte rühma ametlikult Palawani osaks. Hiljem esitasid ka Malaisia ja Brunei oma nõuded mõnele Lõuna-Hiina mereosale. Nii et mida rohkem riike nõudeid esitab, seda suuremaks vaidlus muutub. Jutt ei käi enam ainult väikestest saartest, kaasa arvatud see, kellel on õigus ümbritsevale merele, samuti sealsetele kaladele, naftale ja maagaasile. Ja üks suurimaid vaidluse põhjuseid on Hiina 9 kriipsuga joon, sest see hõlmab väga suurt osa Lõuna-Hiina merest. Kui Hiina endine nõue muutus 9 kriipsuga jooneks, hakkasid teised riigid saartel ise aktiivsemaks muutuma. Ainult kaardi peale nõude märkimisest enam ei piisanud. Selle asemel hakkasid nad sinna sõdureid paigutama ja rajama sõjalisi tugipunkte, et näidata, et neil on saarte üle tegelik kontroll. Näiteks paigutas Taiwan sõdureid Taipingi saarele, mis on üks suurimaid saari Spratly saarestikus. Kuna sõjaline kohalolek piirkonnas suurenes, muutus Lõuna-Hiina meri veelgi olulisemaks. Paljud kaubalaevad läbivad seda piirkonda ja seal on ka palju kalu, mis on olulised ümbritsevatele riikidele. Ja 1960-ndatel ja 1970-ndatel aastatel kasvas riikide huvi veelgi, sest oli võimalus, et merepõhjas leidub naftat ja maagaasi. Seetõttu muutusid mõned riigid oma nõutavate saarte kaitsmisel agressiivsemaks. Üks tollaseid suurimaid lahinguid toimus 1974 aastal Paracelli saartel. Mõnda Paracelli saarte osa kontrollis tol ajal Lõuna-Vietnam, samas kui teisi osi hoidis enda käes Hiina.
pinged tekkisid, kui mõlemad pooled saatsid piirkonda laevu ja sõdureid. Lõpuks viis see lahinguni. Lõuna-Vietnam sai lüüa ja Hiina sai enda kontrolli alla kogu Paratseeli saarestiku. Sellest ajast alates on Paratseeli saared jäänud Hiina kontrolli alla, kuid Vietnam nõuab neid endiselt. Pärast seda on Lõuna-Hiina merel sõjaväeposte veelgi juurde tekkinud. Erinevad riigid paigutasid sõdureid ja rajatisi nende kontrolli all olevatele saartele ja riffidele. Selle tõttu muutus olukord veelgi ohtlikumaks. Kui kaks riiki nõuavad sama saart, võib tekkida pingeline olukord, kui mõlemad tahavad sinna sõjaväge paigutada. Kui sellised probleemid erinevates maailma meredes süvenevad, töötas rahvusvaheline kogukond välja selgemad reeglid iga riigi õiguste kohta merel. Siin sündiski Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioon ehk UNCLOS. UNCLOSi kohaselt on olemas niinimetatud territoriaalmeri, mis ulatub kuni 12 meremiili riigi rannikust. Samuti on olemas ka majandusvöönd ehk EEZ, mis võib ulatuda kuni 200 meremiilini. EEZ-i sees on riigil õigus loodusvaradele, näiteks kalad, nafta ja maagaas. UNCLOS on oluline, sest see annab selged reeglid, kui kaugele ulatuvad iga riigi õigused merel. Siin tekkis probleem Hiina nõudega. Hiina 9 kriipsuga joon ulatub nimelt merealadeni, mis on samuti Filipiinide, Vietnami, Malaisia, Brunei ja Indoneesia lähedal. Seetõttu hakati vaidlema selle üle, kui kaugele ulatuvad Hiina õigused Lõuna-Hiina merel. Ja asi on selles, isegi kui UNCLOS on olemas, pole Lõuna-Hiina mere probleemid lõppenud. Erinevad riigid jätkavad endiselt oma valduses olevatele saartele ja riffidele eelpostide rajamist. Kõige suuremaid muudatusi tegi Hiina. Umbes 2013 aastast alates hakkas Hiina mõningaid Spratly saarte riffe laiendama. Nad kasutasid laevu, et võtta liiva merepõhjast ja panna see riffide peale. Sel viisil suutis Hiina luua suuremaid tehislikke saari. Hiljem ehitasid nad sinna ka lennurajad, radarid, hooned ja muid rajatisi. Kuid UNCLOSis on üks oluline reegel. See, et riik ehitab tehisliku saare, ei tähenda, et tal tekib automaatselt uus 200 meremiili ulatuses majandusvöönd. Tehislik saar on saar, mille inimene on loonud või suurendanud. Seetõttu ei anta sellele rahvusvahelise õiguse järgi samu õigusi, mida võib saada looduslik saar. Ja isegi kui tegemist on loodusliku saarega, ei tähenda see automaatselt, et sellel oleks oma majandusvöönd. UNCLOSi kohaselt, kui üks kalju ei suuda toetada inimeste normaalset eluaset ega iseseisvat majanduselu, siis puudub sellel oma 200 meremiili laiune majandusvöönd. See reegel on oluline, sest paljud vaidlusalused alad Spratly saartel on vaid väikesed rifid ja kaljud. Seetõttu on suur küsimus, kui suure osa merest võib nende alade põhjal endale taotleda. Filipiinide jaoks muutus probleem tõsiseks, sest osa Hiina 9 kriipsuga joonest ulatub Filipiinide IEZ-i sisse. Seetõttu viisid Filipiinid 2013 aastal selle küsimuse UNCLOSi all oleva rahvusvahelise vahekohtu ette. Filipiinid ei palunud tribunalil otsustada, kellele kõik saared kuuluvad. Peamine küsimus oli, millised on iga riigi õigused merel vastavalt UNCLOSile ja kas Hiina ulatuslikud merealased nõuded on seaduslikud. Hiina keeldus juhtumis osalemast. Hiina valitsuse jaoks puudub tribunalil õigus seda küsimust otsustada ning see tuleks arutada otse Hiina ja Filipiinide vahel, kuid juhtum jätkus siiski. 2016 aasta 12 juulil tegi tribunaal otsuse. Üks otsuse kõige olulisemaid osi puudutas enim näenmus 9 kriipsujoon. Tribunal ütles, et puudub õiguslik alus, mis annaks Hiinale erilised ajaloolised õigused mereressurssidele nendes mereosades, mis ületavad UNCLOSi poolt Hiinale antud õigused. Tribunal uuris ka vaidlusaluseid alasid Spratly saartel vastavalt oma pädevusele. Spratly saartel uuritud saared ja rifid ei ole piisavad, et neil oleks omaenda majandusvöönd, mis ulatuks 200 meremiili kaugusele. Kuid see ei tähenda, et tribunal otsustas, millisele riigile iga saar kuulub. See ei olnud selle juhtumi pädevuses. Otsus puudutas õigusi merele ja ressurssidele UNCLOSi alusel, mitte saarte lõplikku omandit. Kuid Hiina ei aktsepteerinud seda otsust. Siiani väidab Hiina valitsus, et neil on suveräänsus ja mereõigused Lõuna-Hiina merel, tuginedes ajaloole ja omaenda tõlgendusele rahvusvahelisest õigusest. Nad väidavad jätkuvalt ka, et 2016 aasta vahekohtu otsus ei ole kehtiv. Siit on näha, miks on Lõuna-Hiina mere vaidlust nii raske lahendada.
UNCLOS-i järgi on selged reeglid selle kohta, kuidas riigi õigusi merel mõõdetakse. Aga Hiina jaoks on samuti oluline nende ajalooline nõue saarte suhtes ja õigused, mis nende väitel on nende piirkondadega juba ammu seotud. Samal ajal kasutavad ka Filipiinid, Vietnam, Malaisia ja teised riigid rahvusvahelist õigust ning omaenda ajaloolisi ja territoriaalseid nõudeid, et kaitsta oma positsiooni. Seetõttu on siiani Lõuna-Hiina meres piirkondi, mille üle väidavad omandiõigust rohkem kui üks riik. Ja kuna samas piirkonnas tegutsevad rannikuvalve, sõjalaevad ja kalalaevad, võib tekkida pingeline olukord isegi siis, kui keegi ei soovi sõda alustada. Aga on veelgi suurem küsimus, mis siis, kui kokkupõrget ei suudeta vältida, mis juhtub, kui laevad, veekahurid või tõkked satuvad vastamisi, mis saab siis, kui tõepoolest algab tulevahetus ja mõni sõdur saab surma. Siin võib probleem muutuda palju ohtlikumaks. Praegu ei ole enamik Lõuna-Hiina merepingetest veel otsene sõda. Enamasti seisavad vastamisi rannikuvalve laevad. On olnud laevade tõkestamist, veekahurite kasutamist, kokkupõrkeid, laevad lähenevad üksteisele väga lähedale ning on juhtumeid, kus sõidukid saavad kahjustada ja inimesed saavad vigastada. Riigid teevad seda selleks, et näidata, et nad kontrollivad mingi piirkonda, kuid samas ei soovi nad, et olukord kohe tõeliseks sõjaks kujuneks. Aga sellise olukorra puhul on probleem, kui väikeses piirkonnas kohtuvad pidevalt paljud relvastatud laevad ja sõjaväelased, võib juhtuda ootamatu ja planeerimatu õnnetus. Näiteks võivad kaks laeva kokku põrgata. Üks pool võib arvata, et teine pool tegi seda meelega. Võib juhtuda, et mõni sõdur avab tule, sest arvab, et neid rünnatakse. Ja kui keegi saab surma, on kahe valitsuse reaktsiooni juba palju raskem kontrollida. Sealt võibki alguse saada niinimetatud eskalatsioon. Selle tähendus on lihtne. Alguses on probleem väike, siis annab teine pool vastulöögi. Siis annab teine pool jälle vastulöögi, kuni konflikt aina kasvab ja kasvab. Näiteks kujutame ette, et Filipiinide ja Hiina vahel toimub tõsine vahejuhtum. Lõuna-Hiina merel on Filipiinide valitsuse laev. Sellele blokeeris tee Hiina laev. Toimus kokkupõrge, seejärel avati tuli ja hukkus üks Filipiinide sõjaväelane. See ei tähenda automaatselt, et suur sõda kohe algab. Esimene asi, mida Filipiinid teevad, on välja selgitada, mis tegelikult juhtus. Kas rünnak oli tahtlik, kas ründajaks oli sõjavägi, kas see oli rannavalve, kas käsk tuli valitsuselt või oli see lihtsalt üks juhtum, mis läks hullemaks kohapeal olnud inimeste valeotsuste tõttu. Need küsimused on olulised, sest Filipiinidel ja Ameerika Ühendriikidel on vastastikuse kaitseleping. See leping allkirjastati 1951 aastal. Selle kohaselt tunnistavad mõlemad riigid, et relvastatud rünnak ühe vastu võib kujutada ohtu ka teisele. Ja Ameerika Ühendriigid on viimastel aastatel selgelt öelnud, et see hõlmab relvastatud rünnakuid Filipiinide relvajõudude, valitsuse laevade ja õhusõidukite, sealhulgas Filipiinide rannavalve vastu Lõuna-Hiina merel. Aga on üks asi, mis peab olema selge. See leping ei tähenda, et kui toimub kokkupõrge, saadetakse automaatselt Ameerika hävitajad ja alustatakse sõda Hiina vastu. Kõigepealt tuleb vaadata, kas juhtunut saab pidada relvastatud rünnakuks. See tähendab, et enne tuleb teha poliitilised ja sõjalised otsused. See võib alata Filipiinide ja Ameerika Ühendriikide konsultatsioonidega. Ameerika võib suurendada oma sõjalist kohalolekut piirkonnas, võib saata luure, seire, maismaa-õhusõidukeid, laevu ja muud toetust. Samuti võib suurendada kaitset Filipiinide vägedele. Aga kui on selgelt tegemist relvastatud ja tõsise rünnakuga Filipiinide sõjaväe või valitsuse laeva vastu, siis suureneb surve Ameerika Ühendriikidele appi tulla, sest just selleks ongi kahe riigi vahel vastastikuse kaitseleping. Ja siin muutub olukord tõsisemaks, sest Hiina ei ole väike riik. Sellel on üks maailma suurimaid sõjavägesid, neil on tugev merevägi, hävituslennukid, raketid ja Hiinal on ka tuumarelvad. Ameerika Ühendriigid on samuti tuumariik ja neil on väga suur sõjavägi. Seega, kui Hiina ja Ameerika Ühendriigid otseselt kokku põrkavad, ei ole probleemiks enam ainult Filipiinid ja Hiina. See võib mõjutada kogu Aasia ja Vaikse ookeani piirkonda. Aga kui see juhtub, siis kes võiks Filipiinide poolele asuda? Kõige selgem on Ameerika Ühendriigid, sest Filipiinidel ja Ameerika Ühendriikidel on ametlik vastastikuse kaitseleping. Lisaks sellele on mõlemad sõjaväed juba pikka aega koos harjutanud Balikatani ja muude õppuste kaudu. On olemas ka täiustatud kaitsekoostööleping ehk EDCA.
selle lepingu alusel võivad Ameerika väed kasutada Filipiinidel mõningaid kokkulepitud asukohti väljaõppeks, varustuse hoidmiseks ja muude kaitsetegevuste jaoks. See ei tähenda, et need kohad kuuluvad Ameerika Ühendriikidele, need on endiselt Filipiinide baasid, kuid ETCA aitab kaasa sellele, et kahe riigi sõjaväed saavad hädaolukorras kiiremini koostööd teha. On ka teisi riike, mis on Filipiinide lähedased kaitsepartnerid. Üks neist on Jaapan. Viimastel aastatel on Filipiinide ja Jaapani sõjaline koostöö süvenenud. Kahel riigil on nüüd ka vastastikuse juurdepääsuleping. Selle eesmärk on lihtne. See muudab Jaapani enesekaitsejõudude sisenemise Filipiinidele lihtsamaks. Ja Filipiinide vägede sisenemise Jaapanisse, õppuste ja teiste kokkulepitud tegevuste jaoks. Aga Filipiinide ja Jaapani kokkulepe ei ole vastastikuse kaitseleping. Seega, kui Lõuna-Hiina meres peaks sõda puhkema, ei ole Jaapan automaatselt kohustatud Filipiinide eest võitlema. Jaapani tegevus sõltub olukorrast, nende enda seadustest ja Jaapani valitsuse otsusest. Kuid võimalik on, et Jaapan annab poliitilist toetust, luureinfot, varustust, logistikat või muud abi, kui nad nii otsustavad. Veel üks Filipiinide lähedane partner on Austraalia. Austraalia ja Filipiinide sõjaväed teevad samuti regulaarselt ühisõppusi. Kahel riigil on kokkulepe, mis lubab nende vägedel korraldada ühistegevusi teineteise territooriumil, kuid nagu Jaapaniga ei ole olemas sellist automaatset vastastikuse kaitselepingut nagu USA ja Filipiinide vahel, mida võiks pidada mõlemapoolseks kohustuseks. Seega ei saa ka kindlalt öelda, et Austraalia kindlasti sõtta sekkub. See sõltub põhjusest, konflikti olemusest ja Austraalia valitsuse otsusest. On veel üks oluline asi. Filipiinid, Ameerika Ühendriigid, Jaapan ja Austraalia viivad praegu ühiselt läbi mitmeid sõjalisi ja meretegevusi. Selle eesmärk on harjutada nende vägesid koos töötama ja säilitada julgeolekut Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Seega, kui tekib suur kriis, on neil riikidel lihtsam omavahel koostööd teha. Aga see ei tähenda automaatselt, et need 4 riiki lähevad korraga sõtta. Kuidas on lood teiste Kagu-Aasia riikidega? Vietnamil on samuti Hiinaga oma probleemid Lõuna-Hiina merel. Vietnam nõuab endale ka Paratselli ja Spratly saari. Malaisial ja Bruneil on samuti nõuded mõnele mereosale. Indoneesial on Hiinaga vaidlus mereõiguste üle Natuna saarte lähedal. Aga see ei tähenda, et kui Filipiinidel ja Hiinal peaks sõda puhkema, siis need riigid automaatselt Filipiinide poole asuvad. Igal riigil on oma huvid ja neil on Hiinaga oma suhted. Ja paljudel Kagu-Aasia riikidel on Hiinaga ka ulatuslik kaubavahetus. Näiteks võib mõni riik toetada Filipiinide seisukohta rahvusvahelise õiguse osas, kuid see ei taha siiski saata sõdureid sõtta. Võimalik, et nad kutsuvad ka üles relvarahule ja läbirääkimistele, selle asemel, et kohe pool valida. Samamoodi on ka ASEANiga. ASEAN on Kagu-Aasia riikide grupp, mis teeb koostööd majanduse, diplomaatia ja piirkondliku julgeoleku vallas, kuid see ei ole sõjaline liit nagu NATO. ASEANis ei ole reeglit, et kui üht liiget rünnatakse, lähevad kõik teised liikmed automaatselt sõtta. Seega, kui Lõuna-Hiina merel tekib relvakonflikt, proovib ASEAN tõenäoliselt esmalt sõja laienemist takistada diplomaatia abil. Nüüd aga, kes võiksid Hiina poole asuda? Siin tuleb samuti olla ettevaatlik. Hiina ja Venemaa on paljudes küsimustes lähedased. Nende sõjaline, majanduslik ja poliitiline koostöö on tihe. Nad korraldavad regulaarselt ka ühiseid sõjaväeõppusi. Aga see ei tähenda, et Venemaal oleks automaatne kohustus Hiina eest Lõuna-Hiina merel sõtta minna. Seega ei ole õige kohe arvata, et kui Filipiinid ja Hiina lähevad sõtta, siis automaatselt on Hiina ja Venemaa, Filipiinide ja Ameerika vastu. Tegelik geopoliitika on palju keerulisem kui see. Venemaa võib toetada Hiinat diplomaatiliselt, võib toimuda majanduslik või sõjaline koostöö. Aga kas Venemaa tõesti liitub sõjaga, see on juba teine otsus. Hiinal ja Põhja-Koreal on samuti lähedased suhted. Kahel riigil on vana leping sõprusest ja vastastikusest abist. Aga isegi siin ei tähenda see automaatselt, et Põhja-Korea saadab sõdureid lihtsalt sellepärast, et Lõuna-Hiina merel toimub mereväe kokkupõrge. See sõltub sõja täpsest põhjusest ja nende valitsuse otsusest. Nii et kui küsida, kes on liitlased, siis kõige lihtsam vastus on järgmine. Filipiinide poolel on Ameerika Ühendriikidel kõige selgem lepinguline kohustus. Jaapan ja Austraalia on lähedased kaitsepartnerid ja võivad aidata, kuid nende osalemine sõjas ei ole automaatne.
Vietnamil, Malaisial, Bruneil ja Indoneesial on samuti oma huvid Lõuna-Hiina meres, kuid neil ei ole kohustust Filipiinide eest võidelda. Hiina poolel on tal lähedasi partnereid nagu Venemaa ja Põhja-Korea. Kuid ka need riigid ei liitu automaatselt ja siin saamegi vastata suuremale küsimusele, mis siis, kui Lõuna-Hiina meres puhkeb sõda. See ei tähenda kohe kolmandat maailmasõda. Väike relvastatud kokkupõrge ei tähenda automaatselt kolmandat maailmasõda. Võimalik, et toimub piiratud lahing mõnel rifil või saarel ja pärast seda peatavad kaks riiki tegevuse. Võimalik, et mõni teine valitsus vahendab. Võimalik, et toimub erakorraline kohtumine. Võimalik, et laevad taanduvad, et probleem ei kasvaks suuremaks. Tegelikult on suur osa sellest, mida sõjaväelased ja diplomaadid praegu teevad, suunatud selle vältimisele, et ei tekiks suuremat sõda. Kuid olukord võib muutuda ohtlikumaks, kui eskalatsioonid toimuvad järjestikku. Näiteks, kui mõni Filipiinide laev rünnatakse ja seejärel sekkub Ameerika Ühendriigid. Kui Hiina ründab Ameerika laevu, kui Ameerika Ühendriigid vastavad Hiina sõjaväebaaside ründamisega ja kui veel rohkem riike hakkab saatma sõjalisi jõude, siis võib konflikt laieneda ja mõelda ei tule ainult Lõuna-Hiina merele. Siin lähedal asub ka Taiwan. Hiina ja Ameerika Ühendriikide vahel on Taiwani pärast samuti suured pinged. Seega, kui Lõuna-Hiina merel puhkeb suur sõda samal ajal kui Taiwanis on kriis, muutub olukorra kontrollimine veelgi raskemaks. Võib tekkida lahinguid mitmes kohas Lääne-Vaikse ookeani piirkonnas. See võib mõjutada ka Jaapanit. See võib mõjutada Ameerika sõjaväebaase selles piirkonnas. Ja see võib mõjutada ka Filipiine endid, sest siin on kohti, mida kasutatakse kaitsekoostööks Ameerika Ühendriikidega. Aga enne kui asi jõuab puumarelvade või kolmanda maailmasõjani, on juba ainuüksi suurel sõjal Lõuna-Hiina merel tohutu mõju. Esimene on laevandus. Lõuna-Hiina meri on rahvusvahelise kaubanduse jaoks ülioluline meretee. Siit läbib väga palju konteinerlaevu ja tankereid, mis veavad naftat, tooraineid ja kaupu. Kui peaks puhkema sõda, võivad kaubalaevad hakata konfliktipiirkonnast eemale hoidma. Mõne laeva marsruut muutub pikemaks. Kütuse- ja kindlustuskulud kasvavad. Ja kui toodete transportimise kulud tõusevad, võivad ka kaupade hinnad samuti tõusta. Seda tunnevad mitte ainult Filipiinid ja Hiina, vaid ka teised riigid. See võib mõjutada Jaapanit, Lõuna-Koread ja Indiat, riike, mis sõltuvad piirkonna laevateedest. Võib tekkida ka probleeme tehastes, kui neil on raske kätte saada vajalikke tooraineid ja elektroonikadetaile. Nafta hind võib samuti tõusta, kui tankerid hilinevad. Ja kui kütuse hind tõuseb, võivad sellele järgneda transpordi, toidu ja teiste toodete hinnad. Teiseks on kalapüük. Miljonid inimesed Lõuna-Hiina mereümbruse riikides sõltuvad merest toidu ja elatise saamiseks. Kui osa sellest muutub sõjatsooniks, ei saa kalurid niisama lihtsalt merele minna. Nad võivad kaotada oma elatise. Samuti võib kala pakkumine turgudel väheneda. Kolmandaks on mõju tavalisele filipiinlasele. Kui tekib suur sõjaline konflikt, ei tähenda see, et kogu Filipiinid muutuksid lahinguväljaks. Aga see võib mõjutada majandust. Kütusehinnad võivad tõusta. Kaubandus võib aeglustuda, turism võib langeda, võivad tekkida probleemid. See võib mõjutada tööd ja äri. Ja kui sõda tõesti laieneb, muutuvad Filipiinide sõjaväebaasid, lennujaamad ja sadamad samuti väga oluliseks. Seetõttu ongi riikidel väga suur põhjus, miks nad ei taha, et asi selleni jõuaks. Ja on veel üks asi, mis muudab iga sõja Hiina ja Ameerika Ühendriikide vahel veelgi ohtlikumaks. Mõlemal riigil on tuumarelvad, kuid see ei tähenda, et kui merel tekib tulevahetus, kasutavad nad kohe tuumapommi. Tuumarelva kasutamine on väga suur samm. Mõlemad riigid teavad, et kui algab tuumasõda, on raske ennustada, kus see lõpeb. Seetõttu püüavad nad tõenäoliselt hoida igasugust konflikti esialgu piiratud ulatuses. Tõeline oht on valearvestus. See tähendab, et üks pool võib valesti mõista teise poole tegevust. Näiteks arvab üks riik, et mingi sõjaline samm on lihtsalt hoiatus, aga teise riigi jaoks näeb see välja nagu ettevalmistus suureks rünnakuks. Seetõttu valmistub ka see riik ründama. Esimene riik näeb seda ja arvab, et tema kahtlus oli õige. Nii võib sõda paisuda isegi siis, kui alguses ükski riik ei tahtnud suurt sõda alustada. See on põhjus, miks suhtlus sõjaväe ja valitsuse vahel on väga oluline. Kui merel tekib kokkupõrge, tuleb kiiresti kindlaks teha, kas see oli õnnetus või tahtlik rünnak.
kui keegi avab tule, tuleb välja selgitada, kas otsuse tegi ainult kohalik komandör või tuli käsk riigivalitsuselt. Sest mõnikord võib lühike suhtlus olla vahe väikese vahejuhtumi ja suure sõja vahel ja seepärast pole ka lihtne küsimus, kes võidab. Hiina on väga tugev, sest Lõuna-Hiina meri asub nende enda ranniku lähedal. Nende jaoks on lihtsam kasutada sõjaväebaase, hävitajaid ja rakette mandrilt ning nende poolt saartel rajatud baasidest. Kuid ka Ameerika Ühendriigid on tugevad. Mere- ja õhuruumis. Neil on suur liitlaste ja sõjaväebaaside võrgustik Vaikse ookeani piirkonnas. Ja Filipiinid on nende seas, mille asukoht on väga oluline, sest riik asub Lõuna-Hiina mere ja Taiwani lähedal. Seega, kui peaks puhkema suur sõda, ei ole lihtsat stsenaariumi, kus üks pool kiiresti võidaks. Mõlemad pooled võivad kaotada palju laevu ja lennukeid. Võimalik, et tuhanded sõdurid saavad surma ja enne kui selgub selge võitja, on kogu regiooni majandus ja julgeolek juba tõsiselt kahjustatud. Seega pole kõige olulisem küsimus see, kumb pool on tugevam. Olulisem küsimus on, kuidas vältida olukorda, kus nad peavad seda üldse teada saama. Praegu tugevneb jätkuvalt Filipiinide kaitsekoostöö Ameerika Ühendriikide, Jaapani ja Austraaliaga. Samaaegselt tugevdab Hiina jätkuvalt oma kohalolekut Lõuna-Hiina merel. Kuid isegi kui mõlemad pooled suurendavad oma sõjalist valmisolekut, ei tähenda see, et nad tahaksid sõda. Kohas, kus on palju laevu, sõdureid ja konkureerivaid nõudeid, kasutatakse tugevat sõjalist jõudu ka heidutusena. See tähendab, et tahad näidata vastasele, et rünnaku hind sinu vastu poleks talle liiga kõrge. Probleem tekib siis, kui mõlemad pooled teevad seda sama, sest siis seisavad vastamisi rohkemad sõjalised jõud. Seetõttu on Lõuna-Hiina meri nagu koht, kus riigid teevad korraga kahte asja. Nad valmistuvad juhuks, kui peaks sõda puhkema, kuid samas loodavad, et seda ei juhtu. Aga samal ajal püüavad nad ka sõda ära hoida. Ja siin näeme, miks need väikesed saared ja rifid, millest me alguses rääkisime, on nii olulised. Mitte sellepärast, et neil oleks palju maad, vaid sellepärast, et need asuvad keset merd, mis on oluline kaubanduse, toidu, energia ja paljude riikide sõjalise julgeoleku jaoks. Üks vale otsus ühel neist riffidest võib jääda väikeseks kohalikuks vahejuhtumiks. Aga kui valed otsused korduvad, võib see tõmmata Filipiinid ja Hiina suuremasse konflikti. Ja kuna Filipiinidel on leping Ameerika Ühendriikidega ning paljudel teistel riikidel on piirkonnas huvid, võib selle mõju ulatuda kaugemale Lõuna-Hiina merest. Me ei saa öelda, et see automaatselt muutub kolmandaks maailmasõjaks, aga just see ongi põhjus, miks Lõuna-Hiina mere vaidlus on tõsine. Halvimal juhul võib lihtne vaidlus ühe väikese riffi pärast saada alguseks vastasseisule mõnede maailma sõjaliselt kõige võimsamate riikide vahel.